pieces, all scattered and lost, the lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. Miks me seda lugu mängisime, et Leonard Cohen, kuulus laulik, ja see lugu oli siis It's Torn. Ja mis meid köitis seal, oli see lause, mis sai ka näituse ametliku teksti kirja, et You gave me a lily, now it's a field. Ja tegelikult on neid selliseid võimsaid kujundlikke ütlemisi lillede kohta ju. Ma arvan kultuuris ääretult palju, maailmakultuuris mulle endale tundub, et selle Leonard Coheni paratamatult sellise nagu maskuliinse vaate juurde võiks võtta Liidia Koidula siis ja mu põrmust lilled õitsetad, see on, ma ei tea, mind ajab alati nutma, ma ei tea, kuidas teiega on. Et see on ju tegelikult väga võimas, see impulss. Oskad sa natukene selgitada, millest see tuleb? Kas sa ei ole rahul meie tsivilisatsiooniga? Et kas sulle tundub, et ma olen eksinud? Ei tundu. Vastupidi, mulle see just nimelt meeldib ja ühesõnaga ringiga me saaksimegi jõuda selleni, et vaata, kuigi nüüd nende piltide puhul lillede anatoomiat või füsioloogiat me nagu tõesti eriti tundma ei saa õppida, aga mida me saame? Me saame nendel piltidel nagu väga hästi näha seda, kuidas taimed, lilled, ükskõik kes, eks ju, kuidas elusloodus toimib. Ja elusloodus toimib just nimelt niimoodi, et seal ei ole mitte ühtegi sirgjoont, seal ei ole mitte ühtegi sellist tasapinda, kui nüüd ütleme, ma ei tea, merehorisont välja arvata ja seal ühe pildi peal sul on ka midagi selle sarnast korraks vilksatab, aga ka niimoodi ainult jutumärkides mu meelest. Et see on nüüd nagu minu jaoks nagu see aspekt, see õitsemise mõistatuse aspekt, mida saavad. Kas me võime rääkida ka mingist loomulikust ilust siin juures? Esma hetkel tuleb meelde, et see on siis, kui ei meigita, siis on loomulik ilu ja räägitaks ka sisemisest ilust. Kuigi viimasel ajal ma olen seda väga harva kuulnud millegi pärast. Sisemisest ilust, jah. Vaat ma ei oska öelda nüüd, kas paradiisi linnud meigivad ennast või? Mingis mõttes ju see on nagu püsimeik, eks ju, see on nagu tätu või? Aga väga lahe looming. Võib-olla Darwini viide, mis oli ka minu näituse algtekstis, tunnistan, ei ole evolutsiooniteooria asjatundja, arvan, et olen vast selle põhiolemusele kuidagi pihta saanud. Tõepoolest seal ju kogu see mitmekesisus on see siis 240 000 õistaimeliiki maailmas. Eestis oluliselt vähem, et see on ju tegelikult sündinud ka siis valikute kaudu. Aga mulle näib, et see valikuprotsess on kuidagi olemuslikult teistsugune, et seal taga ei ole sellist ratsionaalset mõistust ja kaalutlust, miks siis teha üks või teine valik. Et siin on muidugi jah päris palju aspekte, eks Darwin murdis pead nagu selle üle, et kust nagu tekkis järsku see niisugune plahvatuslik õistaimede ilmumine, mis ta oli mingisugused 100 miljonid aastat tagasi. Aga
aga siis näiteks Emmanuel Koitšia, kes on ka nagu väga palju taimede ja üldse elu üle mõtelnud. Tema toob välja sellise huvitava asja, et õistaime suguorganid on tegelikult liigiülesed. Sellepärast, et seal on alati teised komponendid veel mängus. Kas tuul või vesi paljude veetaimede puhul või siis hoopiski putukad. Nii et need on ka nagu niisugused kollektiivsed organid ja seda õitsemise mõistatust võib ka nagu selle nurga alt vaadata. Ja siis nüüd tagasi nagu maali juurde liikudes, et siis see vaataja, see oleks siis nagu see lisakomponent selle õitsemise juures, eks, ilma milleta nagu ei saaks õitsemine nagu päriselt täituda, et palju sa mõtled selle vaataja peale nüüd ütleme selles maalimise protsessi jooksul? See on keerulisem, et on need tumedamad sellised tumedamad tungid ja siis on see nagu Koidula asi oli see mu põrmust lilli õitsetad ja ikka nagu see seks ja surmatung ja tähendab kõik need, ma olen ju lihtsalt üks tavaline inimene selles mõttes, et aga kuidas, mis hetkel domineerib, et ega seda planeerida, see võib-olla on ka üks pisikene kõrvalepõige siin selles osas, et minu jaoks iga töö tegemine on mingis mõttes nagu selline ainukordne akt, tähendab. See ei ole nagu see, et mul on selline vabrik või reklaamibüroo, et ma nagu kavandan, tähendab, ma loomulikult natuke kavandan, milliseid lõuendeid ma tellin ja mis värvi ma ostan ja nii edasi, eks ole. Et see on ikkagi mingisugune teekond või mingisugune intiimne kokkupuude, eks ole, selle entiteediga, selle sündiva teosega, kuni ühel hetkel on ta valmiv teos ja siis ma ju olen temaga ka edasi veel, ma ei hoia neid kõiki seinte peal, mul ei ole nii palju seinu loomulikult, eks ole. Tihti nad, ma ei vaata mõnda tööd ju võib-olla mitu aastat. Aga see on hästi isiklik, nii võib vist küll öelda, et minu suhe minu töödega on hästi isiklik. Ma võtan seda, mis ma teen, väga isiklik. Aga võib-olla see, mis praegu on siin ütlemata, ongi see, mis jääb vaatajale avastada või kuidas sulle peetud? Meil on 2 sinu pilti ja mina avastan sealt kogu aeg midagi uut. Et ma lähen pikali ja diivani peale vaatan sinu pilti ja ma leian sealt kogu aeg midagi uut. Iseendast. Kui kaua see on juba kestnud? Niimoodi. See oli säiliaegad, et me lapsed käisid. See on kõva 25-30 aastat. Aga teine on 2-3 aastat. Sul on vastupidavad tööd. Ja ma lähen nagu üks ja väiksem ja vanem pilt on, lähen nagu mööda klaari koha, vaatan, seda ma ei ole veel tähele pannud iseendas, istun maha ja vaatan. Seda on väga... Või kuidas ma ei oska rääkida nii ilusti. Seda on väga kena kuulda. Ja ma olen seda kogu aeg seda rääkinud. Minule ei ole. Olen näitustage, et ma näen kogu aeg. Ütleme, see on asi, mida võib rääkida üha uuesti. Jah, see pilt näiteks, kui siin istun ja vaatan seda, ma näen nii palju siin, et ütleme niimoodi, oleks väga tore reserveerida see efekt ainult enda loomingule, kahjuks kehtib see ka teiste kunstnike tööde puhul. Nüüd ma võiks öelda, et ärge nende töid nii pikalt vaadake, aga midagi selgub selle käigus küll. Ja ma arvan, et see on see sama nagu inimesega suhtlemise käigus selgub tegelikult. On see 5 minutit või 15, vahel selgub see väga kiiresti, eks ole, 30 sekundiga, vahel läheb pool tundi, mõne inimesega läheb 3 aastat aru saada, kes ta tegelikult on, aga aja fakt
faktor on tähtis selle vastuvõtmise juhul ja ka mingi aatus või see, et kui sa oled nagu small talki tasandil nagu kokteili üritustel on ju, et see on see, et mitte komistada, mitte et keegi ajaks sulle punast veini valge särgi peale, et sa nagu mõtted on seal juures, noh, siis sa ei ole tegelikult kohal päriselt. Et selle koha pealt jah, ja Aigu, Lõuna-Eestis Aigu Tallinnas teda tsipa vähem vist, aga see on hästi... Ei no, planeet on Lõuna-Eesti poole kaldu, aeg on lihtsalt suurem osa aega on sinna valgunud ja seetõttu teda seal on rohkem. Aga mulle tundub, et see teie tähelepanek on tänase vestluse lõpetuseks nagu väga, väga ilus kooda. Et võib-olla jäämegi häbelikult selle juurde, et su pilte saab vaadata üle 25 aasta ja nii ongi. Ja praegu veel 4. oktoobrini, siis saab öelda need olulised info. Ja nagu need bitid ka välja. Tiitrina jookseb all. Mina siin kuulan Nick Cave'i rohkem ja niimoodi, aga see tahte küsimus, et üks asi, mis selle valge lõuendi ees seistes tegelikult kerkib üles ja mida peab endas nagu kuidagi mõtestama, ära tundma, on see sama tahte küsimus, et kui sul on tegelikult täielik vabadus. Sul ei ole antud ette mingit ülesannet, kohustust. Noh, hea küll, võib-olla, et aasta pärast on tulemas näitus, aga see tegelikult sellel hetkel sind ei ahista, eks ole. Sa võid võtta punast värvi või võid võtta sinist värvi, võtta hoopis rohelist värvi ja sa võid teha kõike, mida sa tahad. Et see on väga, ma ei leiagi selle kohta õiget sõna. See on väga hea. Jõudsimegi selleni, et maalimine on nauding. Absoluutselt. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo, que cuando